minul ja Mr. Rochesteril ei ole väga palju sarnasusi. Eks me kõik ole olnud noored ja mitmed silmarõõmud olnud ja kõigest, mis juhtub, sellest õpid. Mulle ei meeldi on see, et ma pean inimest manipuleerima, mida ma teha ei oska. Alguses oli ikka väga suur selline küsimärk, et mis mees ta on ja minul ja Rochesteril suures plaanis ei ole väga palju vist. Võib-olla natukese manipuleerimise teema, et mitte nagu selles mõttes mitte halva pärast, aga kui müügis töötad, siis vahel on vaja psühholoogiliselt mängida, siis täna kõige suurem erinevus on kindlasti see, et ma ei ole 40 ja ma ei ole mõisahärra, et ma arvan, et minul ja Jane'il ei ole vist see, et Jane on lapsepõlvest saadik tümitatud ja maatasa tambitud. Mulle meeldib see, et Jane on väga põhimõttekindel. Ja tal on oma arvamus, kui sellel ajastul naistel pigem ei olnud oma arvamust, et siis ta on nagu eriline võib-olla natukene. Karm ma ütleks ikkagist, et tegelikult nagu see Jane on ju nii noor naine ja see minapilt on õige ajalt, aga see nagu kuidas ta iseendast mõtleb. Ja ennast näeb ja nagu kui ausalt ta seda väljendab ja põhimõtteliselt kõigile tegelikult väljendab, on ju. Ta on tähtsusetu ja kole ja Tegi kurb vaadata, et kellelgi selline minapilt iseendast. Eks ikka ise oled ju ka igast asju mõelnud enda kohta, aga ikka nagu niimoodi, et sa oled ikka et seal põhimõtteliselt ei olegi mitte midagi nagu, et see on nagu kuidagi nii teistsugune. Et see on, ma arvan, see, mis on kõige nagu rohkem raputanud. Ma tunnen, et nagu Rochester on eriti selline manipuleeriv nagu nii, et ta ütleb päris palju asju, aga ta jätab nagu olulise ütlemata. Ebastabiilsus natukene. Kui me saime hakata tegema nagu paaridena neid proove ainult, et neid hästi sisutihedaid tseene nagu lahti mõtestama ja siis juba hakkas nagu rohkem looma seda, et kes see Jane on. Ega see ongi vist esimest korda siuke tõsiseltvõetav nii-öelda draamaroll. Tavaliselt me olemegi mänginud mingid naljamehi. Kuigi mitmes etenduses on olnud meil sarnased jooned, ehk siis mul on alati olnud karakter, kellel on alati 2 liini. Talle meeldib alati 2 naist ja ta meeldib alati 1 ja nagu ka sellest. Mängida tõsist vanemat meest, kes arvub nooremasse esiteks ja selle juures veel manipuleerib nii-öelda naise südant, et see on äärmiselt keeruline, ma arvan, välja mängida. Ma arvan, ma ei ole siiamaani seda rollis enda jaoks nagu üles leidnud. Aga küll leiab. Pluss, kui ma tohin lisada, kallid televaatajad, kes on raamatut lugenud või filmi näinud, võib-olla teab, mis juhtub, aga et seal on nii palju kihti ja alteksti, et seda lahti mõtestamist on nii palju ja nagu iga lause tähendab, võib 3 erinevat asja tähendada, et seda on nagu nii keeruline lahti mõtestada. Hästi palju detaile enda selleks teha. Keeruline on anda kõike edasi, mis sa ütled, võib-olla siis ka nii-öelda kehakeeles. Ja samas see, mis jätad ütlemata, et selle ka välja mängida, et see publikuni jõuaks, on veel keerulisem. Ja, et kohati sa mängid nagu seda, et sa ütled ühte asja, aga su keha ja silmad peavad ütlema teist asja nagu. Kõige raskem ongi ilmselt see pinge nagu üles leida, et see mõjuks. Ma arvan, meil on selles mõttes natuke erinevad nagu, et kui Karl ja Reti on üksteist eluaeg teadnud, siis mina ja Anastasia saime üksteist tundma ja teadma nagu selle etenduse käigus, et see on kindlasti väga huvitav teekond olnud, et nagu põhimõtteliselt, ma just kusjuures ükspäev ütlesin ka Retile, et nagu, et kogu info, mis mul naiste kohta on tekkinud etenduse käigus. Ja siis, kui ma vaatan Jane Eyre'i, siis ma natuke nagu toon paralleele Anastasiaga. Et nagu vaatan, kui ma Retit vaatan, mu õde ma olen eluaeg teadnud, ma vaatan Retit ja vaatan Jane Eyre'i nagu 2 erinevat asja, aga Anastasiaga mul on raske vahepeal seda nagu paralleeli tekitada. Minul on just vastupidi keeruline mängida. Kuna kõikides rollides, kus ma mingit armulugu mängin, siis ma üritan ennast kuidagi inimesse nii-öelda näitlikult armuma panna ja selles rollis on siis minu paariliseks Reti, keda ma tunnen lihtsalt lapsepõlvest saati, sest tead, kes kuidas sündis.
ja siis on võib-olla seda natukene keeruline enda jaoks nagu üles leida, aga ma arvan, et selle tunde leiab ja küll see ka välja paistab nii, et ma oleksin ka temast arvanud. hea on mängida kellega, kes teab, kes on juba teinud seda ise varem, siis on endal ka mugav. ma arvan, seda etendust võiks vaatama tulla või isegi ütleks, et peaks vaatama tulema. Juba sellepärast, et see on nagu üks suurimaid ettevõtmisi, mis me oma näitegrupiga siin teinud oleme. Te võiksite etendusele tulla sellepärast, et ilm on tellitud, trupp on äge, teinud kõvasti tööd, et teie ette tuua üks ajatu lugu, millest igaüks leiab mingit äratundmisrõõmu, loodetavasti rõõmu, kui ka valu. Aga mis peamine? mis peamine on siis? Armastus jääb.